Tere jälle, hea vaataja! Seekordne fookus keskendub juba pikki kuid tulisena püsinud teemale, mis ei näi vaibuvat ka lähitulevikus. Kriis Ukrainas süveneb ning hoolimata välisvaatlejatest sõidavad tankid tänavatel ringi ning maskeeritud sõdurid keelduvad enda päritolu avaldamast. Me küsime, kuidas saavad sellised sündmused takistamatult meie kõigi silme all toimuda? Eesti ja Ukraina julgeolekust räägivad täna meie saatekülalised, kelleks on Inimõiguste Keskuse nõukogu liige Jevgeni Kristofovitš. Vene telekanalite massiivne propaganda, mille järgi Venemaal pole maailmas ühtegi liitlast ja eranditult kõik naabrid on vaenulikud, keda tulebki rünnata, võib olla edukas kuni selle momendini, kui tulevad esimesed kirstud Ukrainast. Ajalooprofessor ja Venemaa asjatundja David Vseviov. Venemaa tänased käigud on üllatavad ja sobiksid sügavasse keskaega. Hämmingut tekitab arvamus, et õnn seisneb territooriumi omamises. Venekeelse TEDx Lasnamäe konverentsi korraldaja Dmitri Moskovtsev. Kas ostame rauda juurde või oleks parem selle eest rohkem vene keelt kõnelevaid noori Eesti ühiskonna ellu kaasata? Kui inimestel on siin hea elada, siis see ongi parim kaitse. Vabaühenduste Liidu EMSL venekeelse kommunikatsiooni juht Ivan Lavrentjev. Tihti võib Eestis elav venelane tunda end üksi, kui tema arvamus ei ühti Kremli-meelsetega. Memorandum 14 näitab, et nad ei ole üksi. Jevgeni, teie naasite hiljuti Ukrainast. Kuidas te kirjeldaksite hetkelist inimõiguste olukorda selles riigis? Ma pean ütlema, et ma olin küll Ukrainas, aga ainult Kiievis. Et kõige põnevamad sündmused teatavasti seal toimuvad praegu idaosas, Krimmis, lõunaosas, aga siis Kiievis ei ole mingi probleemi inimõigustega, seda ütlen kohe, aga üldse on see meeleolu, et ma elasin seal 3 päeva sisuliselt Maidanil, et minu hotell asus otse selle telkilaagri nii-öelda ees. Ja siis tunne oli, ma laulurevolutsiooni ajal olin laps, aga mulle tundub, et see õhkkond on praegu väga sarnane meie laulurevolutsiooni ajastule, sellepärast, et nii palju seda usku helgesse tulevikku ja see, et ja me saame, et yes we can, et seda kuidagi ukrainlased oskavad praegu formuleerida otse südamest, nii et see oli väga liigutav tegelikult vaatepilt. Aga kui me ikkagi räägime inimõigustest, siis kogu Venemaa agressiooni taustal, kuidas teile tundub, kas see on viimaste kuude jooksul muutunud? Te mõtlete Ukraina siseselt, et kas on näiteks mingit russofoobiat tunda või midagi sellist? Ei. Mina ausalt öeldes kartsin seda, et minu ukraina keel ei ole kõige hiilgavam, et ma saan küll keelest aru, aga ma väga hästi ei räägi. Siis ma mõtlesin, et kui ma saabun sinna ja siis olen selline välismaalane, kes räägib ainult vene keelt, et kas nad ei vaata, et ma olen mingi Moskva okupant, kes sinna tuli. Ei. Nad rääkisid suure hea meelega minuga vene keeles, selgitasid oma positsiooni, rääkisid sellest, mis nad on üle elanud. Ma mõtlen, et inimesed, kes on Maidanil, elavad juba nagu kuid ja kuid. Et ma suheldes nendega mul ei olnud, ma rääkisin kohe, et oma tausta, et ma olen küll Eestist, aga ma olen rahvusest venelane. Ei olnud mingit negatiivset suhtumist minusse ja siis, et minu poliitilist positsiooni nad ei teadnud, kui ma lihtsalt nagu tulin ja hakkasin nagu inimestega rääkima, aga nad olid väga sõbralikud ja siis ja rõhutasid ka, et ega me venelasi siin ei vihka, seda ei ole. Aitäh. Hea vaataja, Ukraina sündmuste taustal käis meie toimetaja Birgit Tallinna, Eesti ja venekeelsetelt elanikelt uurimas, mis nende meelest meie julgeolekut ohustab. Me vaatame klippi. Mis ohustab Eesti julgeolekut? Kehv strateegia. Kõigeks peab valmis olema lihtsalt alg, mis seal ikka. Ei, ma arvan, kõik on hästi Eesti julgeolekule. Võib-olla ise pole piisavalt pädevat strateegiat omale loonud või siis lihtsalt oleme liiga paanikas. Ma ei tunne nagu ennast ohustatuna, et ma julgen nagu vabalt ikka veel ringi liikuda ja ei karda kuskil nurga peal mingit, ma ei tea, kuuli saada või midagi. Harimatu rahvas. Ma ei tea, kuidas Venemaa ülal peab ennast. Teadmatus, selles mõttes, et info peaks alati olema objektiivne ja liikuv. У меня нет какой конкретной позиции на эту тему. То есть мне как бы до фени, в общем, грубо говоря. Aga kuidas te meediakanalite mõju tunnete siin? Eks seda võib meediat, mida nüüd
mida nüüd näiteks Venemaal jälgitakse, seda kujundavad ju vene inimesed ka, eks ole, ei ole kuskil mingisugune üks juht üleval otsas, eks ole, et nad vaatavad seda ju vabal tahtel. Смотрим, и русские смотрим, и эстонские смотрим, в Эстонии же живем. Eesti meid on üllatavalt nagu ikka neutraalne suudab olla, et pigem ikka edastada ainult fakte asju, aga ta on hästi skandaalne. Negatiivne on kahjuks see, mis müüb, nii et kui räägitakse sellest, et on suur oht ja nüüd ostke mingid tuunikalakonserve kokku. Aga asi läheb metsa, siis läheb metsa meil. Kui ma oskaks sellele vastata, siis ma ei seisakski praegu, ma olen kuskil teise koha peal. David, palun selgitage nende hiljutiste Ukraina sündmuste taustal natuke seda Venemaa ajaloolist tausta. Kust selline lähenemine, selline mõtlemine võib tulla, nagu Venemaa hetkel demonstreerib Ukraina suunal? No ma olen pidanud Venemaa ajalookursusi, mis on kestnud kuskil 1,5 aastat. Võtta seda kokku 2 minutiga päris raske muidugi. Aga sellel on seletusena võib-olla kõige olulisemad juured, kui me hakkame need otsima. Üks on muidugi Bütsants ja teine oleks Nõukogude aeg. Ja midagi pole parata, ei ole Euroopas ühtegi teist suurt rahvast, mis oleks nii palju kannatanud ja nii palju kaotanud oma mõtlevad intelligentsi kui vene rahvas. Vene rahvas 20. sajandi jooksul, aga see muudab inimesed rahva väga lihtsasti manipuleeritavaks. Ja see olekski võib-olla lühidalt vastus sellele, mida ajalugu on Venemaaga teinud. Kust ikkagi pärineb see arusaam, et õnn seisneb territooriumide omamises, nagu me selle anneksiooni puhul hiljuti nägime? No mina olen seda viimati kohanud kuskil 12. sajandi variandis reeglina, sest no ega Krõmm ei ole ju nihkunud, ta on ikka seal, kus ta on. Oleks aeg juba jõuda nii kaugele, et kui sa tahad kuskile sõita, siis ostad pileti ja sõidad. Selleks ei ole vaja ju seda tükikest tõmmata nagu kuidagi poliitilisel kaardil enda juurde. See arusaam on niivõrd ajast ja arust ja sellepärast see kõik, mis on juhtunud, ongi niivõrd šokeerinud inimesi Lääne-Euroopas, kas või näitena, ega siis paljud asjad ju paistavad sealt, meile mitte olevat kuskil väga kaugel, meid mitte puudutavat, aga miks on maailm nii endast väljas, sellepärast et see mõttemall on niivõrd mingist olnud ajast, see rabab, see üllatab. Teod ei üllata, mõtlemine üllatab. 21. sajandil võib-olla tõesti. Dmitri, kas Krimmi annekteerimine Venemaa poolt on sinu silmis julgeolekuoht Eestile täna? Ma ütleks nii, et me ise loome meie julgeolekuohte, et kui me hakkame nüüd sellest iga päev rääkima, hakkame veel läheme veel paanikasse, et nüüd, mis me teeme, hakkame kohe nagu oma kaitset ja mis siin venelased kohalikud arvavad, kas nad ikka olid meie poolt või nad ikka võtavad relvad ja ma ei tea, lähevad koos Vene sõjaväega kuskile Tartusse kallale. Et see nagu, see paanika, see nagu vastupidi, see tekitab seda ebakindlust. Et me peame olema täna kindlad selles, et meil on kodanikud, kes tahavad siin elada, tahavad olla kodanikud. Ja kui me hakkame nüüd küsima, kas sina kodanik, kes räägib vene keelt, kas oled ikka meie riigi vastu või oled ikka teise riigi poolt, vot see tekitab ohte. Täpselt selline küsimus esitati sulle umbes pool aastat tagasi Mihkel Raua poolt saates Kolmeraudne. Kuidas sa tundsid ennast, kui Mihkel Raud küsis sinu käest, kui homme algaks sõda, kelle poole relvad suunaksid? Kuidas sa tundsid ennast? No, see küsimus ei ole uus ja ma ütlen, et nagu, iga kord, kui me istume eestlastega, siis seda küsitakse. Et väga häbiga, väga ettevaatlikult, et mitte näiteks solvata, aga küsimus ikka on. Ja ma ütlen niimoodi, et kui meil on kodanikud, kes uskuvad oma riiki, siis mina täidan oma kodaniku kohustust, kui on vaja. Ja kaitsen oma kodumaad.
Selles ei ole probleemi. Lihtsalt küsimus on selles, et kui meie riik ei usu mind ja inimesed ei usu mind, et ma teen seda, kust minul peab see usk olema? Just. Ivan, kas sinu meelest valdab teatud skeptilisus eestlaste seas ikkagi selle vene keelt kõneleva rahva suunas? On see vähenemas või annavad sellised sündmused sellele pigem hoogu juurde? Eks ta ole küsitav asi ja seda on ilmselt natuke raske mõõta, sest ma ei kujuta ette, mida näiteks teine Seemor võiks, mis küsimus ta võiks püstitada ja siis inimeste juurde minna ja nende käest seda küsima hakata. Aga sa mainisid sissejuhatuses mind kui ühte sellest Memorandum 14 algatajatest ning ma ütleks ära, et see memorandum, see avaldus, ta oligi mõeldud mitte üksnes nendele Eestis elavatele venelastele, kel võib-olla esineb mingid probleeme poole valimisega, sest selleks on teisi vahendeid ja seda ei otsustata niisama ühe allkirja andes, vaid ta oligi suunatud suurelt jaolt Eesti auditooriumile, tähendab Eesti rahvusest inimestele, kel võib-olla tekkis neid küsitavusi ja eks need küsitavused, nad ei teki ju haritud inimeste peades. Neid võib esineda täiesti mingis tehases või mingis tavalises firmas, kus tavalised inimesed, kes muidu ei ole üldsegi aktiivsed, kes võib-olla ei loe diplomaatiat ega mingit Rossija globaalne poliitika ajakirja, aga nad ikkagi on mingil arvamusel sellest asjast, nii et ma usun, et teatud kriitilisus hakkas juba kasvama, aga see äsja tulnud Memorandum 14 nimeline avaldus ehk leevendas seda. No Memorandum 14 on üsna selline rahumeelne avaldus, millel on tänaseks alla kirjutanud üle 700 valdavalt venekeelse Eestis elava inimese, kuid sellele vastukaaluks, Jevgeni, teie koostasite videopöördumise otse Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Me vaatame meenutuseks hetkeks seda klippi. Mina Jevgeni Kristofovitš, venelane, Eesti Vabariigi kodanik, tähendab osa Eesti rahvast ja selle venekeelsest vähemusest. Väike küll, aga siiski osa. Käib persse Vladimir Putin. Jevgeni, millist vastukaja sa saanud oled sellele videole? Väga erinevad, aga ma ütlen kohe, et video oli enne, kui siis Memorandum 14 sünnis ja see idee tekkis just tänu sellele, et ma nagu ei näinud, et venelased siin oleksid oma siis sõjasüütaja vastu positsiooni kuidagi formuleerinud. Et mina mõtlesin, et okei, seisan seal üksi linnahalli katusel Eesti lipuga, aga ma ütlen, mida ma sellest asjast arvan. Aga kui ma pärast nägin seda Memorandumi 14, siis ma mõtlesin, et isegi polnud vaja, sellepärast, et see memorandum mulle tundus ja tundub siiani, et oli palju olulisem ja kõvam nagu sõna selles olukorras. Aga vastukaja tõepoolest oli väga erinev, et Venemaal tuli hästi palju ähvardusi näiteks, aga Eestis olid väga erinevad, et paljud eestlased näiteks kirjutasid, et aitäh, et te seda ütlesite. Mõned venelased ütlesid, et mina küll ei julgeks, aga ma täiesti jagan teie seisukohta. Kindlasti oli ka negatiivne vastukaja, et umbes ei, meie toetame Putinit ja nii edasi ja teil ei ole õigust rääkida, te ei räägita nagu venelaste nimel, kuigi ma ütlesin, et mina olen nagu üks kodanik, kes niimoodi arvab. Kahtlemata. Dmitri, sinul on ka kommentaar selle kohta? Ma ütlen niimoodi, et minul ka väga paljudel inimestel, kes nagu siin venelased kohalikud ja peavad ennast intelligentseks inimeseks, et oli natuke häbi sellest videost, et miks me peame karjuma ja kellelegi tõestama, et me oleme ikka Eesti riigi vastu. Miks ma pean kogu aeg seda tõestama? Vaadake, esimene asja. Poolt või vastu? Poolt, vabandust, jah. Miks ma olen nagu Eesti riigi poolt ja siin kodanik ja ikka kaitsen? Miks ma pean seda tõestama? Et 3 asja. Esiteks, ma olen kodanik. Ma maksan makse, ma töötan, ma täitan oma kodaniku kohustusi ja saan ka õigusi. Teiseks, ma oskan keelt,
täiendan oma teadmisi ja tean kultuuris ja osalen selles. Kolmandaks, lisaks sellele ma panustan ka Eesti ühiskonna arengusse. Ma oma vabal ajal ma teen üritusi, suhtlen inimestega, püüan midagi arendada. Et miks ma pean veel kellelegi midagi tõestama, karjuma, et ma olen siin ikka kodanik ja kõik see ja ma pean kohe, ma ei tea, võtan relva, kui tuleb Putin ja hakkan tulistama. Ei, ma ei pea seda tegema, ma teen seda iga päev oma tegudega. Ja see peab olema selgeks, et me ei pea midagi kellegi tõestama. Me teeme seda iga päev. Ja sellest inimesi nagu mina, kes ei ole meedias, kes ei kirjuta artikli, ei tee videosid, ei saada kedagi perse. Neid on tuhandeid ja tuhandeid ja nad on osa Eesti ühiskonnas ja nad panustavad seda. Sama võrdselt kui eestlased ja isegi võib-olla rohkem. Kahtlemata, Dmitri, ma usun, et väga suur tegelikult osa Eesti elanikkonnast ka hindab ja teadvustab endale seda. Aga hea vaataja, tänapäeval on sõjapidamiseks hulga rohkem variante kui pelgalt relvadega vehkimine. Postimees käis Krimmis uurimas, kuidas sealne infosõda neid elanikke mõjutab. Какие медиаканалы вы верите? Никаким. Да, честно сказать, уже никаким. Абсолютно никаким. И стараемся их вообще не смотреть. И почему? Потому что все врут. Siin Krimmi ülemraada hoone ees on täna suhteliselt rahulik. Venemeelsed valvavad jätkuvalt parlamendihoonet, püssid kuskil ei paugu. Küll on juba nädalaid käimas teine sõda, see on infosõda. Только сегодня. Ostsime kõik tänased ajalehed, saime 6 tükki ja nendest 5 on kohalikud Krimmi venekeelsed väljaanded ja 6 on Komsomolskava Pravda, Ukraina erinumber. Kui enamik täna Krimmis saada olevatest ajalehtedest on selgel venemeelsel kursil, siis ainukesena eristub neist Kiievis väljaantav Fakti i kommentaari. Nemad on pannud oma esilehele pildid Donetski rahutustest. Знаете, мы на самом деле смотрим разные каналы и пытаемся из них составить какую-то общую картину, потому что у всех каналов своя точка зрения, они очень полярные сейчас. Если честно, то телевизор вообще не смотрю, потому что верить некому. Россия 24. Только. То же самое. И почему? Только потому, что мы хотим присоединиться к России. Все. То же самое. Я смотрю все, у меня 2 тарелка спутниковые, смотрю все. А верю, думаю, себе только верю. Они объективные? И так. Но Крым хочет за Россию, вот это как я, крымчанка, мы хотим в Россию, мы русские. А каналы и так. Я верю ОРТ, РТР «Планета», Россия 24. Я им только верю, больше никому не верю. И почему? Те все остальные, которые я не хочу даже называть, они искажают информацию, неправдиво доносят массам. На самом деле, в никакие медиаканалы верить нельзя, надо делать вывод. Они просто показывают ситуацию, а ты делаешь вывод сам. Не знаю, украинские и российские, в принципе, смотрим и те, но как-то там ложи много, мне кажется, в Украине пахнет. Мы с друзьями с Украины созванивались, много вранья, чёса. Больше России, конечно, как-то, потому что, более откровенные, мне кажется, новости. Надеемся, что завтра уже изберем присоединение к России. Кажется, будет тяжело, но что делать? Придется как-то воевать. Мы все за Россию. У вас редактор сидит, там это то, что надо, делает, и все. И неправда идет. Поэтому я мало верю. Нет, я чуть-чуть верю, конечно, но мало. Лично я не верю ни одному каналу, если честно. Мне кажется, что дезинформация, честно скажу. Tänavaküsitluses saime teada, et enamik inimesi ei usu ühtegi meediakanalit, aga kui usutakse, siis pigem Vene kanaleid, nagu näiteks Rossija 24. No Krimmis eristusid juba palju selgemad vahettegemised meedia jälgimisel. David, ma küsiksin teie käest, kuidas teie hinnangul suhtutakse Venemaal ja kas ollakse teadlikud meedia allutatusest Kremlile? No kes on ja kes ei ole. Aga hea näide on ju siinsamas, Dmitri ju tõi meile selle näite, mida küsitakse, mis huvitab, miks peab
Vene päritolu Eesti kodaniku käest küsima neid küsimusi, mida sa iialgi ei küsi mõne eestlase käest. Kusjuures ma ei ole üldsegi kindel, et kõik relvad käes kohe hakkavad Eesti Vabariiki kaitsma. Siiralt kahtlen selles, aga see on ju tüüpiline ja eks Vene meedia töötab täpselt sama stsenaariumi järgi. Meil oli see niisugune pisike saatekene, aga kui seda tuleb 24 tundi päevas, siis inimesed tahes tahtmata, kas nad usuvad või ei usu, aga kui nad vaatavad, kui see on nende ainus infomaailm, siis see paratamatult nakatab inimesi. Kas Vene inimesel võib olla teatud selline soov uskuda ja järgida sellist ühte kindlat ideed, nii-öelda sellist isakest? No te peaaegu jätkate seda traditsiooni, see on üldse inimestele omane, mitte ainult Vene inimestele. Eks meiegi varem uskusime Ansipit ja Kessavisaart ja täpselt samuti usuvad Vene inimesed Putinit. Aga loomulikult Vene traditsioon erineb Lääne-Euroopa traditsioonist ja juhti, valitsejad seda ühte, kes kõike teab, usutakse kindlasti rohkem kahtlematult, kui seda tehakse kuskil mujal. Ja nii see on. Ma lisaksin lugupeetud professorile, et see oli vist kevad 2012, kui Venemaa populaarsema kodulehe ja otsingumootori Yandeksi igapäevaste külastuste arv ületas terve kanaali igapäevaste vaatajate arvu. Et selle suhtes, kuna see oli 2 aastat tagasi, siis ma usun, et praegu on see vahe veelgi kasvanud interneti kasuks, nii et selles suhtes on selliseid märke, mis annavad lootust, et inimesed aina rohkem loevad uudiseid internetist. Muidugi jääb alles see küsimus, mida nad loevad, sest nii telekast saab vaadata objektiivseid asju, kui ikka internetis saab lugeda igasugu valesid ja mitte just kõige objektiivsemat infot, aga vähemalt internetis on neil kindlasti kordades rohkem valikuvõimalusi. Ja see, et nad juba ise langetavad seda otsust, kas ma lähen nüüd Izvestijat lugema või ma lähen pigem mingit Gazetarut lugema, see on juba suur samm edasi, sest kui sa paned telekat käima, sest praegu, kui isegi liberaalsemat laadi Doždi TV lülitati kõigest nendest kaablivõrgustike pakettidest välja, siis sul ei jää põhimõtteliselt mitte mingit valikuvõimalust üle. Aga oleks palju parem. See millegi pärast, kas see on põlvkond, ma pean silmas enda põlvkonda, aga see usk sõnumisse, mis tuleb teleekraanilt, jah, noorema põlvkonna puhul seda enam ei ole, aga see põlvkond on manipuleeritav ja seda on need uurimused ka näidanud just nimelt televahenduses. Ja vene keeles on selle kohta isegi suisa ütlus olemas, aga ta käib küll natuke veelgi varasemate põlvkondade kohta, et gazetah vrat nii puudud, et ajalehtedes ei valetata. Ja ju siis, kui meile sellest räägitakse Pervõi kanalist, kuidas ta saab teisiti olla? Seal ei ole valesid, seal lihtsalt konstrueeritakse juba uut reaalsust ja siis sa elad selles reaalsuses. Ja ma üldse ei usu näiteks sellesse, et Vene internet on nagu sellest propagandast vaba, nii et ausalt öeldes mulle meeldiks rohkem, kui Yandeksi asemel kasutaksid parem Google'i otsingumootorid, sellepärast et Yandex on teadagi nagu kelle käes. Aga me siin räägime väga palju sellest, et kas meil on telekas propaganda või ei ole, et kindlasti on ja see propaganda ei ole ainult Venemaa poolt, et see üldiselt see nagu reaalsuse konstrueerimine ja see tuleb igalt poolt, et praegu pigem ei ole oluline, et kui palju neid kanaleid, mis nagu nii-öelda Venemaa-meelsed, kui palju kanaleid, mis on sõltumatud. Peamine see, et see inimene, kes vaatab neid telekanaleid, ta oskaks filtreerida infot, olla allika kriitiline ja me peame panustama sinna, et meie kodanikud, ükskõik kes, oskaksid analüüsida olukorda. Sinna on vaja panustada. Kuidas me panustame sinna? See kõik algab koolis. Kõik algab koolis, kui toimuvad arutelud, kui hinnatakse erinevaid sündmusi ülikoolis. Üks asi on haridus. Et kindlasti me peame kasvatama kodanikke ja noori inimesi, kes saavad erastada, mis on propaganda, mis on fakt ja mis on mingi, ma ei tea, välja mõeldud asi.
Kui Dmitri, sinu tutvusringkond ja sõprusringkond on kindlasti valdavalt ju haritud noored inimesed, nii eesti kui venekeelsed, eks ole. Ütle palun, kui paljud nendest jälgivad näiteks Первый Baltiski kanali ja kuidas nad suhtuvad sellesse, mida nad sealt näevad? No ma ise ka vaatan Первый Baltiski kanali. Mis pilguga sa vaatad seda? Ma vaatan selle pilguga, et seal on minu lemmikud näitlejad ja mõned saadet, mis mulle meeldivad. No ma tahan kodus vaadata seda, mis mulle meeldib. Ja ma oskan täiesti vaadata, mis on selle uudistes väga propaganda, mis ei ole väga propaganda ja mis võib olla ka fakt. Ja mul ei ole vaja, et kui keegi mulle ütles, et see on propaganda, see ei ole, ma oskan ka ise seda teha. Ja kui me arutame oma tuttavatega inimestega, siis muidugi tekivad diskussioonid. Muidugi ühel inimesel on üks seisukoht, teisel teine seisukoht. Aga see on normaalne. Me vaidleme ja arutame. Et ma ei näe siin probleemi. Ja teise poolt see, et kui me vaatame Первый Baltiski kanal, siis uudised Eestist tegelikult nad ei sõltu Venemaast. Need Eesti uudised, mis seal näidetakse, nad tehakse ka siin. Ja seal näidetakse ka nagu siin Eesti poliitika valguses erinevad sündmusi, aga nad ei sõltu Venemaast. Ja ma julgen küll vaadata Первый Baltiski kanali uudise vene keeles ja mul samal ajal aktuaalne kaamera vene keeles. Et ma ei ütleks, et mul mingi info puudus. Samuti ma lisan ka seda, kui me siin diskussioon, et meil ei ole üldse vene keeles informatsiooni, siis meil on Euronews vene keeles, mida vaatavad minu vanemad ja tuttavad. Ja veel mitu kanali, RTVI ja teised. Ja tegelikult, kui inimene tahab, ta saab ka telikast leida infot, mida tal on huvitav. No RTVI ei ole Venemaal. Dmitri, sa mainid, et sa vaatad Первый Baltiski kanali sellepärast, et seal on sinu lemmiknäitlejad, head saated, meelelahutus, eks ole. Viimasel ajal on ka Eesti Rahvusringhäälingu puhul tehtud juttu sellest, et võib-olla peaks ETV2 looma venekeelse ringvaate, venekeelse prillidoosi, et uudised ei ole see, mille pärast sa võib-olla paned teleka käima. Sa vaatad meelelahutust ja sinna sekka sa näed ka uudiseid. See on väga kombineeritud. Kuidas te suhtute sellesse, et kas peaks seda meelelahutuslikku osa vene keeles Eesti kanalites suurendama? See on väga raske, ma arvan. Ausalt öeldes mina ka vaatan PBK-t, et just see meelelahutuse pool, ma mõtlen just need uudised ja kõik need Tallinna linnavalitsuse poolt tellitud saated, et need on minu lemmikud, et ma loen ka kesknädalat, aga see meelelahutus on tõesti tore, aga mul on rikutud selline maitse natuke, võib-olla tavainimene nagu ei leia sellest õuduses midagi naljakat, nagu leian mina. Aga mina väga positiivselt suhtun sellesse ideesse, et võiks olla mingi täiendav infoallikas vene keeles. Näiteks Lätis need venekeelsed kanalid, need on väga populaarsed. Lätlased ka vaatavad neid. Võib-olla lätlased oskavad natuke paremini vene keel, kui eestlased oskavad vene keel, siis seetõttu on see nende jaoks ka populaarne, aga kui see kanal tuleb, siis kindlasti eestikeelsete subtiitritega, nii et ma arvan, et see vaatajaskond kindlasti tekib, et see ETV2 ei olnud nagu väga populaarne, ma arvan, et lihtsalt see meeskond, kes seda tegi, ei olnud vist kõige õigem, et nad siis ise nagu ei suutnud kuidagi need huvitavaid saateid teha, aga ma vaatan praegu seda meeskonda, kes ETV-s töötab ja kes need venekeelseid saateid teevad, et ma usun küll, et nad saavad sellega hakkama. ETV2 puhul on väga suureks probleemiks see, et kõik need arutelusaated, mis seal olid venekeelsed, mida nad tegid mingi paari viimase aasta jooksul, neid on kõiki tehtud projekti korras, projekti rahastusega, mida valdavalt toetas Integratsiooni Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Ja kui raha sai otsa, siis lõppes ka see saate ühe põhimõtteliselt hooajaga ära. Riigieelarveliselt ei ole seda varasemalt tehtud? No see on nüüd vaieldav, kas mis on riigieelarvel või mitte, sest 25% rahastusest tuleb siis Kultuuriministeeriumi eelarvest ja 75% tuleb Euroopa Liidust. Aga probleem on selles, et mitte ei ole piisavalt pädevaid inimesi või neid tehniliseid võimalusi või isegi vaatajaid. Kõike seda leidub, ei ole lihtsalt seda poliitilist otsust, mis nüüd vist tundub, et ta hakkab valmima vaikselt. Ma ütleks seda, et nagu ütles üks tuntud inimene, et nii veeru, et ma ei usu, et see on nagu reaalne, et
tehakse venekeelne kanal, mis oleks piisavalt atraktiivne oma saadete poolest, mis oleks konkurentsiks Venemaa telekanalitele. Peab panema Rahvusringhäälingu terve eelarve sinna kanalisse, et seal saaks midagi, nagu, mis oleks vähemasti hea. Ja teiseks nagu inimesed ei hakka seda nagu vaatama, eriti inimesed, kes on nagu vanem kui mina, sest nende lemmikud näitlejad ja teised saatejuhid on kõik Venemaal. Kusjuures ETV2 on seda sammu juba ette võtnud, sest Aktuaalne kaamera vene keeles jookseb juba 1,5 aastat kanalis 3+, mis kuulub Viasati kontserni ja kus on valdavalt humoorikad saated või mingid seriaalid Venemaalt toodetud, aga õhtuti näeb sealt ka venekeelset Aktuaalset kaamerat, nii et samme sel suunal on ette astutud, aga kas nad on olnud tõhusad või piisavalt tõhusad, nagu meie seda eeldaks, see on muidugi teine küsimus. No meedia kindlasti areneb ja eks neid arengusuundi me saa juba õige pea varsti ka näha, aga me lähme natuke siiski tagasi nende verisemate sündmuste juurde ja agressiooni juurde, mis tuleb Venemaalt. Et David, ma küsin otse, kas need sündmused võivad korduda Eestis, et praegu läheb ju dominoefektina Ida-Ukrainas separatistid tõstavad pead. Kas Ida-Virumaa võiks potentsiaalselt kuuluda sinna hulka? No Ida-Virumaa ma jätaks kohe välja, aga kuna ma ajaloolasena mõistlen teiste kategooriatega, sajandite ja 1000 aastate kaupa, siis öelda, et ei kordu, on loomulikult võimatu, sest mis võib juhtuda aastal 3017, ma prognoosida kuidagi ei oska. Mis puudutab lähiminevikku, siis loomulikult ei saa korduda. Kõigepealt sellepärast ei saa korduda, et miskit ei kordu. Isegi Donetskis ei kordu kõik üksüheselt täpselt nii nagu Krimmis. Ja sellepärast see ei ole mitte kordus, vaid ajaloos on see alati üllatus. Aga ma loodan, et selle suunalisi üllatusi meil lähiajal oodata ei ole. Ja ei ole väga mitmel põhjusel, pole mõtet rääkida nendest vihmavarjudest, see on hoopis teistmoodi organiseeritud riik. Ukraina potentsiaalilt on neist 1000 kordi vägevam ja võitsam, aga tänase päeva seisuga oleme me Ukrainast lihtsalt tugevam, stabiilsem, normaalsem, ma võin seda rida lõputult jätkata riik. Siin elavad normaalsed inimesed, siin on teised emotsioonid, siin ei ole olnud seda, mis on Ukrainas 20 aastat olnud, mida kõike võib kokku võtta ikkagi lausega, et riiki pole suudetud üles ehitada. See stsenaarium ei ole tõepärane, ütleme siis nii. Nii et me võime väita, et riigi väline julgeolek sõltub selle sisemisest stabiilsusest. Seda Dmitril vabandust ühe lausena. Tähendab, see on ju, kui see on meie kodu ja kui ukse taga on röövel, siis me muuseas tema rahvust ei küsi. Me hakkame talle vastu, no kui ei jookse ära. Ja meie kõige parem relv on majandus. Kui meil riigis on stabiilne elu, kui meil on rahu on olemas, ütleme ausalt, mida Ukrainas praegu väga ei ole, sest riik on bankroti piiril. Kui meil on nagu inimesed tunnevad, et nad on Euroopa Liidus ja saavad aru, mis on selle plussid, siis see on kõige parem relv, et inimestel on hea elada siin. Ja ma arvan, sinna peab panustama 2 asja. Üks on majandus, teine asi on inimeste kaasatus ühiskonna protsessidesse. Et kui meil on mingi noor inimene, kes 1 kord aastas käib teeme ära aktsioonil, näiteks panustab mingis varjupaigas vabatahtlikuna ja veel midagi teeb, mis tal peab tekkima mõte et Venemaa oleks siin nagu? Hea vaataja, märtsi lõpus korraldas MTÜ Avatud Vabariik Euroopa Majas arutelu, kus räägiti Ukraina õppetundidest Eestile ja Euroopale. Me vaatame seda arutelu. Ukrainas toimuva valguses on viimaste kuude jooksul peetud mitmeid arutelusid. Märtsi lõpus leidis Euroopa Majas aset noorteühingu Avatud Vabariik aruteluõhtu nimega Ukraina õppetund Euroopale. Üritusel esinesid TLÜ professor Rein Raud ning Sisekaitseakadeemia Julgeoleku Instituudi juhataja Harri Lahtein.
Arutelu keskendus lõimumise ja venekeelse meedia olulistele mõjudele. Tõdeti, et PBK keelustamine Eestis oleks samaväärne menuka telekanali Dožd sulgemisega Venemaal. Rein Raud tõdes, et tõhus lõimumispoliitika peaks olema toimiva ühiskonna elementaarne osa ning inimeste veenmise asemel tuleks keskenduda tegeliku heaolu võimaldamisel. Probleemina käsitleti Euroopa Liidu stagneerumist olukorras, kus rahvusvaheliste suhete reaalne paradigma on muutunud. Üheskoos leiti, et Brüsseli sanktsioonid on liiga nõrgad, kuid tõdeti ka möödapääsmatut sõltuvust Vene gaasist. Esinejate sõnul oleks efektiivsem kehtestada sanktsioone. No professor Vseviov mainis just, et ega nendest vihmavarjudest väga pole mõtet rääkida, et kõige olulisem on ikka see sisemine stabiilsus. Aga mida me ikkagi saame NATOst ja mida me 10 aasta jooksul, mida see organisatsioon meile pakkunud on? Ma usun, et ta on pakkunud meile kindlust enne kõike. Kas ta on natuke selline placebo-efekt, et me usume temasse ja sellest ta siis nagu areneb või kui garanteeritud see on? Eks ta selle teatud määral ole, aga mitte üksnes meie puhul, vaid tegelikult kogu alliansi puhul, sest seda 5. artiklit pole kunagi rakendatud. Nii et kui ei ole seda rakendatud, siis muidugi on selline teatud hirm sees, et järsku siis meie puhul ei rakendata. Aga kui seda ei rakendata, siis põhimõtteliselt kogu organisatsioon läheb lahku ja lakkab olemast, sest mis organisatsioon see on, kui ta ei pea oma aluslepingutest kinni. Aga tagasi selle meedia teema juurde tulles, ma kuulasin eile Eho Moskva raadiost ühte analüütikut Stanislav Belkovskit ja ta rääkis, et järgmiseks sammuks ilmselt osutub Putinil hoopiski peale Ukrainat või tähendab Ukraina teatud oblastite. Järgmiseks on tal suund siis Transnistriale. Ja kui sellega on veel kõik enam-vähem selge, siis teine tema märkus oli veelgi huvitavam ja ta ütles, et võib olla, et midagi toimub Lätis, muidugi mitte ametlikku ühenemist või midagi taolist, sest Läti on Euroopa Liidu ja NATO liik nagu meiegi. Aga Lätis on palju venelasi, palju venemeelist inimesi ja Lätis on väga suur mõju oligarhidel. Ehk siis, kui inimesi või poliitikuid makstakse kinni, siis on teatud arengud võimalikud ka seal. Nii et me ei pea rääkima ja olema tähelepanelikud üksnes selles osas, kas rohelised mehekesed on juba, kas nende mingid vormid paistavad seal Narva kindlusest või mitte, aga tegelikult me peame pöörama tähelepanu märksa laiematele arengutele ühiskonnast, et kust tuleb raha ja kuhu siis ta kaob. Absoluutselt. Eestis meil küll oligarhe ei ole, aga sellegipoolest, kui me räägime Eesti julgeolekust, siis Jevgeni, kuidas teie suhtute näiteks 12. aprillil Vene saatkonna ees toimunud öise vahtkonna meeleavaldusele, mis soovis referendumi korraldamist Eestis? Valitsuse ja Riigikogu tegemata töö. Lätis ja Leedus on punalipud keelatud nagu natsisümboolika. Eestis see peab olema keelatud samuti. Ja see, et meil aastal 2014 ilmuvad sinna mingisugused aprillimäratsejad ja selle sirpi ja vasaraga lipuga, see on minu jaoks see on täiesti šokeeriv, et mina arvan, et siin peab meie seadusandja sekkuma ja ükskord kogu seda okupatsiooni sümboolika, totalitaarriikide sümboolika lihtsalt ära keelata selleks, et politseil oleks seaduslik alus need inimesi sealt minema viia. See ei ole normaalne, et pärast 50 aastat Nõukogude okupatsiooni punalipp jälle Tallinna vanalinnas. Dmitri öine vahtkond õigustab enda tegevust sellega, et nad lahendavad Eestis elavate venelaste probleeme. Milliseid probleeme nad lahendavad? Mida nad selle all mõtlevad? Ausalt öeldes ma küsiks ka nende käest, mis nad lahendavad. Ma tahaks näha nende töö tulemust ja need kõik lahendused, mis nad tegid. Ma ütlen nii, et liiga palju tähelepanu pööratakse sellele, et selle paarkümmend inimest said kokku ja midagi arutasid, avaldasid oma meelt, et miks me peame nii palju muretsema selle eest. Eesti Vabariigis igaüks saab minna ja osaleda meeleavaldusest. Et meil on ka Eesti iseseisvuspartei oma radikaalsed ettepanekud, nad ka saavad kokku ja teevad meeleavaldusi. Või oli palju meeleavaldusi piirileppe nagu vastu. Miks me peame kogu aeg sellest rääkima? Saavad kokku väga hea.
Vaatasin samuti neid pilte sellest miitingust, seal vist ikkagi oli seda meediat natuke rohkem kui osaleb. Nii et see annab ehk märgu sellest, kuidas meie suhtume, aga töö tulemustest rääkides, siis mina olen vist natuke rohkem huvi nende teemade vastu tulnud ja viisin end kurssi. Nimelt sirvisin Vene Kool Eestis MTÜ aastaaruanne. Fantastiline dokument, umbes 30-40 lehekülge pikk, miskipärast nagu ka aastaraamatki. Aga juba kohe teisel leheküljel oli seal näiteks selline teadaanne, et Vene Kool Eestis tublisti andis välja kalendrid, kus on 9. mai märgitud punasena. Nii et kui organisatsioon suhtub enda tegemistesse nii sellise, no ilmselt see ei ole ikka iroonia, ma eeldan. Et kui see on neil niivõrd prioriteetne tegevus, et panevad seda oma aruandes suisa teisele leheküljele, siis me peame enda käest veel kord üle küsima, kuivõrd me tegelikult kardame selliseid tegelasi ja kuivõrd me peame neile tähelepanu pöörama ja nendest üldse rääkima. Tegelikult meil väga vedas, et meil selle punapropagandaga siin tegelevad lauslollid, et see on suur vedamine Eesti jaoks, et see Lätis näiteks see nii ei ole, et Lätis nad organiseerivad ka kohale hästi palju inimesi, kes klippe teevad ja parlamendis istuvad nende esindajad ja Euroopa Parlamendis isegi 3 nagu sellised padupunased, ma ütleksin, et Eestis see veel nii ei ole, vaatame, mis järgmised valimised näitavad. Tegelikult meil on natuke teine olukord. Mulle tundub, et meil on poliitikud palju küünilisemad, et nad võtavad need kõik sündmused ja püüavad neid kasutada oma poliitilises mängus, kuna varsti valimised, ma räägin Euroopa Parlamendiga ja Riigikogu valimised, et see kõik teema, et julgeolek, ja me peame kartma, et meil on siin naaber, et tegelikult paljudes on üles keeratud tühjalt, kuna on vaja mingit loosungit pakkuda ja on vaja kuskil seda vastuseisu erakonnade vahel teha. Ja tegelikult, kui me vaatame seda mõistlikult, seda kõik ilma kui me vaatame sellele mõistlikult ilma paanikata, siis meil ei ole suurt mingit probleemi. Ja palun. No kuna ma olen nii palju sinuga olnud nõus, siis on juba aeg ka hakata mitte nõus olema. Ma ütleksin lihtsalt ühe lause. See naaber on ikka objektiivselt olemas. Ta ei ole välja mõeldud. Nii et teatud ohud on ikka reaalselt ka olemas. Sellega tuleb ka arvestada. Ohud on olemas. Üks asi on poliitiline propaganda selle ära kasutamine. Loomulikult, absoluutselt nii see on. Aga ei saa ignoreerida seda objektiivset naabrit, mis paraku... Ma olen nõus. Ma olen nõus. Mõned ohud on tõesti olemas, see on objektiivne olukord ja me saame seda näha. Aga tegelikult, kui see poliitilises võitluses inimestele tehakse hirmu ja see oht suurendatakse palju suureks, kui see reaalselt on ja siis sel juhul hakkab vastupidine efekt. Siin hakkavad ka kõik inimesed kartma ja hakkavad ka kruvid kinni keerama. Davai hakkame nüüd sunniviisiline integratsioon. Kohe paneme kõik vene koolid kinni. Et ma seda kõige rohkem kardan. Et siin see poliitiline võistlus, selle ohu suurendamine, ta pigem vastupidist mõju avaldab siin elanikele. No suhtudes ja võttes tõsiselt neid objektiivseid ohte ja mitte eirates seda, et meil idanaaber ikkagi eksisteerib, siis ma küsiksingi lõpetuseks, kui see võiks kõlada saate juhtmõttena, siis milline võiks olla Eesti edasine välispoliitika Venemaa suunal? Alustame Jevgenist. Milline see taktika võiks olla? Pragmaatiline, aga samas väärtustele põhinev. Et see kindlasti meie suhetes Venemaaga mängib väga suurt rolli venekeelse elanikkonna olemasolu Eestis. Aga nagu saates oli juba mainitud, ma täiesti olen nõus nende mõtetega, et see vene elanikkond ei ole siin nagu 5. kolonn. Vaadake, mis praegu Odessas toimub, kus juures suurepärane näide, et vene kultuuri pealinn Ukrainas, ütleme Odessa, et seal ukraina keelt eriti inimesed ei räägi. Aga mida nad teevad?
Ševtšenko sünnipäeval laulavad Ukraina hümni, siis pärast, kui Donetskis toimuvad kõik need üritused ja kõik need rohelised mehikesed on seal, nad laulavad seal Euroopa hümni. Hoopis teine suhtumine ja ma arvan, et kui näiteks oletame, et Putinil jälle mingi crazy mõte tuleb pähe ja siis ta tungib sisse kuhugi Narvasse, seda ei saa välistada, aga ma arvan, et meil on siis 50 000 sõjapõgenikku kohe siin Tallinnas, et need Narva inimesed ei taha olla jälle Vene kroon all. Kadri Raik kirjutas väga hea artikli Eesti Päevalehes, ma kõigile seda soovitan, et ükski normaalne inimene, ükski normaalne narvakas ja uskuge mind, ütles Kadri Raik, Narvas elavad normaalsed inimesed, nad ei taha elada Putini võimu all. Ma sellesse täiesti usun. Aitäh, Jevgeni. Ivan, Eesti välispoliitika Vene suunal. Ma usun, et mitte üksnes Narva inimesed, vaid ka paljud teised Venemaal elavad inimesed oleksid sellega päri. Siis ma nägin näiteks ühte intervjuud, tähendab ühte kajastust arutelust, mis toimus Eesti päritolu Moskva abilinnapeaga Maksim Leksutoviga. Siis ta tuli inimeste juurde, hakkas seletama mingeid asju, kuidas need autod hakkavad sõitma Moskvas. Siis talle öeldi, et kao tagasi, mine oma Euroopasse tagasi. Ehk siis see on väga huvitav, kuidas tavalised inimesed käsitlevad seda, et Eesti ei ole nüüd mingi osa meie sellest suurest riigist. Eesti on juba Euroopa. Ja nende jaoks on see väga selge. Mis puutub siis sisemisse julgeolekusse, siis vaadakem näiteks väga hea süžee tegi 1,5 aastat tagasi tegi Marko Reiko Ringvaade tarbeks, kui ta käis Narvas ja pani tähele, et igal pool on mitte üksnes Eesti lipud, vaid ka Euroopa Liidu lipud väljas. Inimesed käsitlevad ennast osana Euroopast ja see, mis toimub tavaliste inimeste peades, see ongi kõige olulisem kui mingid tankid või nende olemasolu, mis muidugi ei tähenda, et üks välistaks teist. Aitäh, David, teie kommentaar. Eesti poliitika Vene suunal. No rahulik, aga ma arvan, et rohkem peaks me praegu keskenduma Eesti poliitikale Euroopa suunal kui Venemaa suunal. Et see hoiaks siis ka ühtlasi ära seda? Jah, meie jaoks on praegu ikkagi tunduvalt olulisemad küsimused, mis seonduvad Euroopa tulevikuga. Ma arvan, kui nüüd meie poliitika saab olla kuidagi iseseisev poliitika Venemaa suunal. No mis poliitikat see sääsk ikka karu suunal nii väga teeb? Väga palju ei tasu piniseda muidugi kõrva ääres, aga kui hetk nõuab seda, siis võib ikka. Miks ka mitte? Üheskoos oleme kindlasti suudame seda rohkem. Dimitri? Ma olen nõus, et peab olema rahulik, mõistlik ja ei pea, kui mingid provokatsioonid, ei pea vastama nendele, ei pea mingites meeleavaldustes teha nagu sündmusi, ei pea ka videot erinevad teha Putini kohta. Et konkreetselt me ei pea ka unustama, et meie asukoht Euroopa kaardil on selline, et meil on naaber, kes toob meile ka raha, see on turistid, see on äri. Ja kui me vaatame, kui palju vanalinnas käib turisti aastas ja viimased 2 aastat rohkem ja rohkem ja see kõik on meie nagu heaolu suurenemine, siis on ka nagu... See ongi, et nad käivad siin Putini propagandast hoolimata. Et nad ei usu seda, et siin on mingi fašistide kants või isegi kui usuvad ja tulevad kohale ja selgub, et keegi ei sülita neile näkku, siis neil on ainult hea meel ja aina selliseid uusi venelasi tulebki siia juurde. Nii et selle suhtes seda tasub toetada. Ja teine äri ja transiit ja teised asjad, me ei pea kohe kõiki Vene ärimehe nimetama mõjuagentideks, et ärge siia mingi. Et kui meil on mõistlikud ärisuhted ja me saame mõlemad sellest kasu, siis ma arvan, see on nagu hea taktika. Meie julgeoleku mõttes on siiski hea, kui meie majandus ei ole orienteeritud Venemaale. Küllap ta nii on. Hea vaataja, ma tänan sind siinkohal kaasa mõtlemast ning tuletan meelde, et meil kõigil on võimalik oma suhtumisega kujundada Eesti elukeskkonda vähemalt nii turvaliseks, et seda välised jõud kõigutada ei suudaks. Me loodame väga, et nii läheb ka Ukrainas. Meie järgmine saade on eetris 7. mail ning siis räägime värskete Euroopa Parlamendi valimiste eel Eesti rollist Euroopa Liidus. Avalda oma arvamust meie Facebooki lehel ning küsime sinu küsimuse meie järgmise saate külaliselt. Aitäh ja kohtumiseni!